Mina olen Keirit, CV Recruitmentis töötan värbajana ja hetkel on jooksmas juba 6. aasta. Tere ka minu poolt, mina olen Helen ja samamoodi töötan siis värbamisagentuuris CV Recruitment värbajana. Minul siis järgmisel aastal saab täis 4 aastat ja lühidalt enne seda olen ka siis turvavaldkonnas värbajana nii-öelda karjääri alustanud. Täna kindlasti paljude ettevõtete jaoks võib-olla kõige kriitilisem punkt ongi see, et kust endale häid töötajaid leida. Ja see sõltub ilmselt ka natuke ettevõtte tegevusvaldkonnast, et võib-olla meie hinnangul just näiteks IT-sektor või ütleme ka digiturunduse ja müügiga seonduvad rollid on kuidagi läbi aastate olnud sellised, kus see konkurents töötajate leidmiseks on kõige tugevam ja valusam, et seal ütleme, on värbamises ka rohkem sellist proaktiivset lähenemist, kui siis ütleme pelgalt sellist töökuulutuse avaldamist ja kandidaatide nii-öelda CV-de ootamist. Värbaja töö igapäevaselt on väga mitmekesine ja koosneb väga erinevatest tööülesannetest. See ampluaa on päris lai, sinna alla võib kuuluda ülesandeid alates sellest, et sa suhtled ettevõtte juhtide või osakonnajuhtidega ja tuvastad, keda neil vaja on, oma siis osakonda või tiimi. Sa koostad töökuulutusi, paned kokku kommunikatsiooniplaane, mis on see info, mida peaks kandidaatidele andma. Analüüsid CV-sid, teed valikuid kandideerijate hulgast, väga palju on suhtlemist kandidaatidega, intervjuude kokkuleppimist, intervjuude läbiviimist, on ka taustauuringute tegemist, välja valitud kandidaatide siis töölepingutega tegelemist, et ülesandeid on üsna seinast seina. Ja kui näiteks välismaalt värvata, siis saab tegeleda ka selle inimese abistamisega siis Eestisse tulekul, et alates tema töölubadest, viisadest ja muudest asjadest, mis tal on vaja, et see tulla kuni selleni, et siis aidata tal kohale jõuda ja uues töökohas alustada. Lisaks võib-olla juurde ka, et kui meie räägime värbamisest, siis me üldiselt peame silmas sellist sihtotsingu läbiviimist, mis siis tähendab seda, et me ise ka hästi proaktiivselt otsime üles need inimesed tööturult, kes täna on võib-olla enda tööga rahul ja uurime nende sellist avatust kaaluda uusi tööpakkumisi, karjäärivõimalusi, et värbaja tööpäev on hästi mitmekesine, nagu ka töö, et omajagu on võib-olla sellist süvenemist nõudvaid ülesandeid, kus ütleme, sa viidki läbi otsingut erinevates andmebaasides, internetis, ütleme, ma arvan jah, selliseid päevi, kus ma ei teeks ühtegi telefonikõnet või suhtlust, kas siis kandidaadi või värbava juhiga, et need on ikkagi üsna niisugused haruharva ette tulevad, et eks värbaja töös kindlasti hästi palju sellist suhtlust on. Jah, päevad siin ei ole õed, et võivad hästi erinevad olla. Mõni päev on seda suhtlemist hommikust õhtuni kandidaatidele helistamist, intervjuude kokkuleppimist, intervjuude läbiviimist, kui värbamisagentuuris töötada, siis ka klientidega kohtumist, et saab ka kontorist väljas erinevaid ettevõtteid külastada ja nende kohta õppida. Ja teisest küljest ongi sellist omaette nokitsemise ja võib-olla rutiinsema töö poolt ka, et kõik CV-de analüüs ja agendade koostamine ja andmebaasides surfamine, et siis inimesi üldse üles leida. Ja mõnikord saab majast väljas ka käia värbamismessidel, üritustel, ettevõtet esindada, et siis on jälle hoopis samamoodi tööpäev. Personalitööd saab õppida tegelikult päris mitmes kõrgkoolis, et kõige levinumad, ütleme Tallinna poole pealt
poolt on kindlasti Tallinna Tehnikaülikool, samuti majanduskool ja Tallinna Ülikoolis on siis hoopiski natuke laiem selline organisatsiooni käitumise eriala. Samamoodi selliseid personalitööaineid on mitmete ülikoolide kavades ka võib-olla juhtimisega seonduvate erialade raames, et näiteks Malinor ja EBS minu teada ka puudutavad siis teiste õppekavade raames antud teemat. Ja Värbaja-ametit kui sellist otseselt õppida ei saagi, aga tihti siis need personalitöö õppekavad ikkagi käsitlevad ka sellist värbamise teemat või siis vähemalt annavad head eeldused, et seda valdkonda natuke laiemalt tajuda. Värbaja töö tulem on võib-olla kõige lihtsamalt öeldes siis see, et sa leiad vakantsele ametikohale sobiva inimese. Et mis see võib-olla laiemas tähenduses tähendab on see, et ma arvan, Värbaja oma tööga muudab väga paljude inimeste elusid, kas või läbi selle, et nii-öelda leida tööturult need inimesed, kes tegelikult ootavad sellist uut väljundit või järgmist sammu ja nii-öelda pakkuda neid võimalusi inimestele kasvamiseks. Teiselt poolt, ütleme, värbamisagentuurina meie näeme seda, et Värbaja tööl on ka väga otsene mõju ettevõtete edukusele, jätkusuutlikkusele, et ma arvan selge see, et ettevõte, kus töötavad talendikad inimesed, need ettevõtted saavutavad ka kiiremini enda eesmärke ja jõuavad kaugemale. Aga selleks, et olla edukas värbaja või saada edukaks värbajaks, on kindlasti vaja palju oskuseid, mida siis saab tegelikult töö käigus selgeks õppida. Et sinna alla võivad kuuluda näiteks oskused või teadmised psühholoogiast, et selleks, et intervjuusid läbi viia ja osata kandidaate hinnata või valida. Kindlasti teadmised majandusest ja tööturust laiemalt, et sellist suurt konteksti värbamise ja erinevate positsioonide ja profiilide ja palgaootuste ümber tekitada. Ja kindlasti ka teadmised mõnest konkreetsest valdkonnast, et näiteks kui IT-värbamisi teha, siis osata hinnata, kas üks süsteemi administraator siis sobib sinna kohale, mis on pakutud või mitte, et seal on mõned hästi tehnilised nüansid, mida siis kandidaatides hinnata. Lisaks veel juurde, et kuna Värbaja-amet on muutunud järjest rohkem selliseks proaktiivsemaks, et siis kindlasti võib-olla turundusalased teadmised või ka siuke müügitaust või kogemus, et sa nii-öelda oskad ennast panna selle kandidaadi kingadesse ja kuidagi talle oskuslikult enda nii-öelda sõnum kohale viia. Selleks, et saada värbajaks, võib õppima minna näiteks majandust, psühholoogiat või personalitööd laiemalt, kuna otseselt sellist õppekava nagu värbamine või värbaja Eestis tegelikult olemas ei olegi. Et need erinevad valdkonnad võib-olla on kõige rohkem seotud siis meie tööga ja sealt kõige sagedamini ka inimesed siia jõuavad, võib-olla isegi siis personalivaldkonnast kõige rohkem, sest et sul on mingi huvi inimeste vastu, inimestega töö vastu, inimeste karjääride vastu. Kui rääkida värbaja karjäärivõimalustest tuleviku perspektiivis, siis tegelikult see on hästi kiiresti arenev valdkond ja värbaja ka rolle on erinevaid, et on neid värbajaid, kes on võib-olla väga fokusseerunud ühele kindlale valdkonnale ja otsivadki ühe kindla valdkonna inimesi, aga on ka neid, kes tegelevad nii-öelda full stack või full cycle ehk siis ka erinevate valdkondadega ja algusest lõpuni kogu värbamisprotsessiga. Aga üha enam populaarsust koguvad ka sellised niširollid, kus sa fokusseeridki ennast ainult näiteks sourcingule ja oled tipptasemel otsinguspetsialist või hoopis valid sellise turunduslikuma suuna ja oled värbamisturunduses ekspert. Et neid variante on kindlasti erinevaid, et teha nii siis ütleme horisontaalset karjääri selle tööülesannete nagu ampluaa mõttes, kui ka vertikaalselt kasvada võib-olla assistendist värbamiskonsultandiks või spetsialistiks, värbamispartneriks, tiimijuhiks ja
Eks palju liigutakse siit edasi ka laiemasse personali valdkonda või personalijuhiks või strateegiliseks nõustajaks, et see on ka üks karjäärivõimalus. Sellisel väga tegusal ja aktiivsel inimesel on kindlasti hästi palju võimalust ennast teostada, saavutada ja saada häid tulemusi. Mina soovitaksin alustaval talendil katsetada hästi palju erinevaid asju selleks, et aru saada, mis sulle meeldib, mis on sinu tugevused, millised ülesanded sulle ei istu, et see iseenda eelistuste ja tugevuste tundmaõppimine on tegelikult hästi oluline. Et tehke palju erinevaid praktikaid, käige suures ettevõttes, väikeettevõttes, kogege erinevaid keskkondi, tehke erinevaid huvitavaid asju ka kooli kõrvalt, et võtke osa mõnest ägedast organisatsioonist, korraldage üritusi, olge vabatahtlikud, et tegelikult need on asjad, mis ka värbajatele CV-s väga positiivselt silma jäävad ja kuidas võib-olla alustava talendina on ikkagi palju lihtsam tööd leida. Ja kui kellelgi on huvi värbamisvaldkonna vastu, siis kindlasti julgustan proovima ja katsetama ja ühendust võtma, et miks mitte. Vaata ka teisi tööjutte meie YouTube'i kanalil ning kliki telli või subscribe ja näe meie kõige uuemaid videosid esimesena.